25 äkki veel. Vahvad, toredad. Punkte siin ei jagata, ainult au ja kuulsus. Tere kõik Kruiska-vaatajad, täna oleme jõudnud siia Tiemetsa MMM-ile ja meie taga on kõige ägedam telgiala, mis meil siin platsi peal on. Lähme vaatame, mis telgi all toimub. Võistlejad on siin, kuidas muljed on? No peale esimest trenni minult intervjuud ei saanud. Ühel mehel meil sai kütus otsa teise ringil. Very well, very good ride. Pressure was really on, but you know, everybody was fast. I think I was fast too, but everybody was faster than me. And unfortunately, my fuel ran out, so I stopped. Ja vabatrennis said vead tehtud, nii et kvalisse läheme juba targemana ja proovime siis seal. Paak on täis. Paagi pani kohe täis peale kõrgeti trennina. See on ainuke tingimus, mida me ei ole harjutanud. Et me oleme igal pool kuiva peal, tolmu sees, soonte sees, aga kuradi niimoodi, et ülilibe on, ülimudane ei ole. Aga paari tunni pärast rada idekas. Ei ole, selle proovid. Nüüd on normaalne. Ma sõidan ise samamoodi, nagu tal oli ülinorm on. Sa oled kuuner. Kuule, ma olen see kuuner, kes sõitma tuli täna. See ongi kuunerite võistlus. Sellepärast sa sõidadki mitte maa. Aga kiirel ringil ära üle pushina. Smootist pääsest smootna. Et sa lihtsalt ennast lukku ära ei sõida ja rapsima jääke. Teised on kiire või? Kuidas tunned? Ma tavaliselt teen niimoodi, et suht kohe teisel teen kiire või kolmandal, siis ühe teen rahulikumalt, hingan veits relaxin ja siis... Ega ma jõuaga mingi 4 ringi teha vist või 3. Üle 1 nagu. Aga ma ei tea, kuidas sul on. Sa prolli ei suuda niimoodi pushidagi, et sul võib olla lihtsalt hea rütmi leida ka. Et iga ring sa proovid kiiremini, leiad selle livedal rajal seda tunnetust tegelikult. Või see nagu teha siuke võimalikult puhas ring, lihtsalt kohad sõita kiiresti, keerulisemad kohad lihtsalt saada puhtalt läbi. Kell on 35. Olen kuus. Ja siis pärast katsetada asja nagu, mis töötab. Davai, pange kiirid pähe. What's going on? Ding, ding. Aga hea. Soojendusstardis teine minek, põmaki kahene. Võistsõitu pole ammu näinud, kui siin kvalis mehed pakuvad meile. Mees, sa mu stardi esimest hüpet nägid või? Mine muidu lendasid niimoodi, et nagu ma sain stardist, sain sopalompist, sain niimoodi, et suu oli sitta täis, tegin joom. Ja siis türa, tõmbasin mõlemad kiled ära, munnigi ei näinud, lendan S-asse hüppes, tasakaal kaob ära. Maandun niimoodi ühe jalaga. Mees tõmbasin teise jala ära, ma mõtlesin, teine jalg oli seal nagu sadule peal põlvega niimoodi, laisin niimoodi edasi seal. Aga siis ma panin talle sinna metsa vahele tagant tulles, panin siukse pässi türa, et vend türa ei ühestas. No ma tulin seal, vaata see, kus sealt laintest alla tuled või sealt tagant, siis on puude vahele tehtud need 2 kurvina. Vend tuleb veits väljast, nägin, ta ei saanud soonde sisse vaata. Ma panin Jako põllukalt, põmm, sisemisse tummisesse soonde, esipiduriga sisse. Esipiduriga hoidsin, vaata, põmm, vennal hakkab tulema, tulin siit. Vennal ütleb, et panin kohe peal pidurit, tõmm, panin kohe kuradi ma sealt täiega ruusti. Panid tee kinni? Loog.
potentsiaali oli rohkemaks, aga 8 olid. Ja rass oli 13. Need 25-sed moto, mis me oleme grindinud, sõidus tulevad head, need teised poisid hakkavad ära väsima, see kärib kindlalt. Poistel on adrekis ikka normaalselt laes peale seda sõita. Kui see stardipuu kukkus, mul oli lihtsalt tunne, et nagu ma ei mõelda mitte ühtegi mõtet nagu. Nagu ülikõva, see on üks parimaid asju, mis siin viimase paari aasta jooksul kindlalt juhtunud on. Georgia tund oli päris kõva, aga nii kui sa stardipuki taga oled, vennad teevad tõmbas nii tühjaks peast. Tere, mul oli juba 2 kurbis oli niimoodi, et gaasi peal ja ma mõtlesin, et mehaaniliselt tegin niimoodi. Nagu mul oli käsi oli niimoodi, siis ma pidin ainuke viis, kuidas ma gaasi saan alla, tegin niimoodi lihtsalt. Siin on nüüd üks ring läheb, juba järgmine ring on meil natuke viis. Üks asi on pikut. Vaatama seda patte käest. Ma parandasin, ma tegin ühe kiirringi, aga türa käpp on nii täis, et suht tehniline rada on. Et siin peab ikka pingutasin üle algus seal. Mulle just sobib, kui see tehnilisemaks läheb, vaata, siis on kiirus väiksem, siis on sellest soonetrendidest asjast kasu ka, mis ma vahepeal teinud oleme. Seda küll, jah. Aga praegu ongi türa kõik passid, mis ma teinud olen, on ainult kurvides, ja ongi surud räigelt sisse ja türa lihtsalt loodad sellele, mis õppinud oled, ega muud varianti pole. Let's go! No nii, mehed lähevad starti. Asi on selles mõttes paika pandud niimoodi, et 200 gruppi on neil MMM-il ja nad said mõlemad kahjuks, siis ikkagi aeglasmasse gruppi. Christopher on seal esimene. Et väga close oleks sinna teise gruppi saanud, aga no nüüd on see, et nüüd me oleme võidu peale. Et nüüd lähemegi puu taha, viime vett, prillid ja aitame kohta teha ja siis lähevad kuttidel juba sõita, et tuleb põnev. Rass oli vist 9 ja kokku on neid 31 seal, et tuleb põnev, noh. Kokku saavad praegu igatahes siin Full shot incoming. vangikostüümides. Easy money. Ega sul muud ei ole vaja. Lihtsalt tõmba see rämp üles, vaata nagu vanad tegid. Tõmbad siit selle. Teed selle puu kukkumise koha puhtaks nagu. Et ta kukub sügavale. Siin on. Minu coach ei ole. Näitame kätt. Ei väristada midagi, okei on kõik. Mida? Ma teen nii hästi kui saan. No pressure. Valmis. Ding, ding. This is crazy.
väsinud, ma ei tea, ega päris ammu polnud. Peale teist ringi oli veremaitse suus ja hakkas kannatamine lihtsalt pihta. See oli ikka karm. Tead, no sul siuke adrekas on sees, sa ei saa mõelda isegi, nagu, mida sa reaalselt teed seal. Päris nagu karm, kui ei ole kordagi elus nagu stardipuudega mingi 32 vennaga olnud, siis ikka tõmbab suht jahedaks, kui kõik vennad on alguses nojavad niimoodi peal raisk. Startaks jälle hästi, jah. Aga need hüppeid vaata üle ei julge hüpata üldse nagu. Ja siis see hakkab räigelt kätesse, vaata. Põrutab, vaata, ja lööb käed neist. Mul oli viimane ring käpp nii täis, et oleksin mingi viimast 4 korvi igal pool peaaegu külili käinud. Talle, kuule, mul läks pill nii käest ära, seal möödas, ma panin täiega. Aga mul oli pill õnneks nagu, ma sõitsin niimoodi, et läks ühele pool, teise pool, seda viskas, ma sõitsin vastu seda valli, ei jõudnud kinni hoida, läks alt ära. Siis pill jäi nagu sinna kaldu vastu seda valli, et ühe mees, ma läksin jooksin juutu pill üles käima, läks otse edasi, ei mõelnud ka. Nii heeb, aga see, et ühe väsitas nii räigelt ära, et ma veel kukkusin seal, pidin nii julmalt kinni hoidma. See tegelikult mul ka rikkus täiega ära, et see maha võeti. See tõmbas... Mul see rikkus ära. Mul tõmbas käpa nii täisse. Just mitme kiiruseületamist just... Tuleb olla vandu peal. Nii, esimene sõit tehtud. Aga mõnus oli. Väga kõva konkurents on siin. Sain whole-shoti, aga metsa sees kohe võeti ära ja ega me siia tulimegi rahvale näitama, et Eesti motocross on elus ja võitlused toimuvad igas klassis, et kindlalt järgmine aasta tulge kohale siia, vaadake, mis Eesti crossimaailm pakub. Ja lõpuks kirstordil saime kõigist mööda, võitsime sõidu ära ja pum, täks. Käpp on jämele. Ma nägin, lõpus oli nagu aurade najal, aga ei. Ma täis kuredi vedurijuht olin lõpus, jah? Isa ütles, et on 14 aastat käinud, siis mille eest? Kuule! Kus toetusraad on, siis võid möliseda? Ei, ma räägin, esimene 3 ringi oli nagu vana aska. Sellepärast ma lõpun... Ära suretas sealt, ühesega vaatas, kõigist läks ühesega esimese hooga mööda. See esimene ring oli nagu, seal oli näha, läbi kiivri oli näha, kus silmis on sära ja see viimane 2 ringi oli nii, nagu kuradi vana ätt tossas raisk. Ei, täielikult, saunakeris oli täiesti. Ega sellepärast lõpus oli. Suss oli seal ainult ja see kõik ära kustunud. Superstaril viiakse asjad ikka ära, ma olen nagu kuradi tiimisõitjana. See on Factory Racing Ducati tiimis. Mul ongi Ducati, kuradi Stark, Velt Motocenter, suur aitäh kõikidele toetajatele. Kahju, et muidugi tsikli ise pidin ostma, aga no eks järgmiseks aastaks võib-olla tulemuste pealt vaadatakse, äkki ikkagi leiab midagi mulle ka. Sa pead Onu Leevile natuke kõrva soendama, siis kindlasti. Tegelikult peaks üldse selle X7-ga viima praegu sinna stardipuki ette, siis ma tulen niimoodi, keegi võiks ukse lahti teha, ma tulen rahulikult välja. Ja siis hakkame vaatama edasi.
on nii nagu on, tuleb. mis iganes Toomas talle seal Ding, ding. Racing. Su taia taha läks kutidel su sõit seal, Raissuret stardis välja, laks, Varatu pani Essa Ring, oli teine muidu stardis ja 2 korda goali, Essa Ring, GG-na. Number 78 Hans Tüüler, kunnide masinaklassi päeva üldvõistleja Tingelfurlis. Päris korralikult võttis läbi ikka, me tegime siin trenni 25-sel motased, ei olnud üldse nii hullu. Praegu on nii tihe auk hobisõidust, et igal pool täiega, tuleb kätesse pähe ja mingi 4-5 ring oli juba käpp jäme, nagu muidu oli täiesti okei. Ära ei väsitanud nagu nii palju. Aga just see käe tõmbas jämedaks ja kõik räägivad sama jutu. Aga üleüldiselt rada oli hea, igas kurvis 3, 4, 5, teinekord 6 soont. On lai kurv, et suurepärane korraldus nagu. Üli rahul päevaga ja nüüd vist tuleb mingisugune tiimiüritus, lähme vaatame, mis seal toimub. Mul on kõik tehtud, ma enam ei mõtle mitte ühegi päeval, et ma läheks uuesti krossi sõitma. Kõik asjad on tõestatud, pill läheb 3 tonniga müüki. Andke keegi paberit, pill läheb kohe 3 tonniga müüki, viige minema. Seal viimane ring pandi kõik mängu ka, ma vaatasin, aga kuradi seal hüppes sinna auku, perse, sealt püsti jäid. mees, ma ei olnud mitte ühtegi Sul oli juba mingi käed ka lahti seal enam-vähem, vaatasin, tundus nagu. mitte nii hull, aga ma läksin paremalt, kus oli rohkem trepis, ma ei olnud sealt läinud terve päev nagu. Ma kollis läksin, sõitus ei läinud, türa ma panin sealt hea august veits kruubi ka jalgast läbi vaata. Ja türa siis ma vaatan, mine putsi, kuhu ma maandun. Mingi siukene kaater on seal, võtsin okei, no GG. Ja põmm sain kuidagi sealt läbi vaata, vaatasin, kõrval ikka venna. Hakkasin hüppama, hüppasin selle ka 4. vastu ja põrkasin sinna välja ja siis ma sain aru, et okei. See tõmbas täiesti kõik mahlad välja, ne? See tõmbas viimase, pigistas veel aps ja siis ma enam... Aga no mis see rikkane, kokku võttes 4. Sul oli hea vaja, kui oleks selle ära võtnud, see oleks teiseks saanud. Kui sa sõidu selle lõpu tegid, see oli ühesega lust oli vaadata. See üldse koht ei olnud üldse tähtis. Ma mõtlesingi, et ma teen siis. Te läksite siit, ma ütlesin, ei, siin on lootust ka. Ja kus ma räägin ja kui ma räägin, ma ise tundsin, et mul endal läksid hambad risti ja segas ma koos. Tuli teha rahvale, jah.
et oleks mida vaadata. Pausit oli niimoodi, et mina tulin, Hans, mina ja siis aga ta lasi nagu vastupides järjekorras. Ta näitas kohe, näed, 4. koht esimeseks, 3. koht teiseks, mina 3. ja Hans 4. Ja siis ta lasi niimoodi, et nii, et võite minna, nagu noh, juba põhimõtteliselt järjest, aga ikkagi kohe 3-4 sekki vaata. Pull jäi üldse ju see stardilukk jäi peale, vaata seda. Stardilukk jäi peale ära ja siis lammutas nii kaua, kui ka lammutas küljest ära selle nagu. Kuule, üks vend peab minema sõitma. Kellega? Hansul on olemas juba ju. Kindel? Hansuga läbi hästi ju. No teiseks ma ei viitsi sinuga küll tulla. Kõige lõpus passi pani talle enne. Ja ma mõtlesin, et elu sees ja tule sinna katma nagu seda, sest mul oli ratas vahel juba ja ma lasin nagu küll lebalt. Ja siis vend tõmbab täiega sinna sisse, ise oli jumala ehmatanud ka, ta vist ei näinud mind üldse nagu. Kui sa oleks ta pikali sõidnud, siis oleks Aiskal olnud üli ja Aiska oleks saanud tast ette. Tüübil oli niimoodi, et ta sai täiesti kõrval ära. Metsast välja tulles viimane ring, see oli poodiumi peale tal. See hüpe, kus tihti üle nipli tõmmatakse, seal on kõrvuti ja maandub sinna mingi kõige suurematesse aukutesse sirgesse, paneb joonööri niimoodi ja see vend sai talle napilt niimoodi vahele tänu sellele. Me sõidame kahekesi tsikliga. Just. Esimene mees on nii pidi või naine ja teine mees sõidab. Ise teate, kuidas te olete. Võimalusega on nii olla. Te peate usaldama oma paarit. Mina usaldan. Peame ju väiksele jassile puki alla tooma, perse alla. Proovime, kuidas ta saab siin olla. Hans on nii hea treener, ma arvan, et ta selge ees ütleb ka, et nii, siin hakkab pidurdama vaikselt. Kas. Stardi puu tagant või? Mida? Paratud, näita pilti. Mees, näita kaamerasse pilti. See on parki. Kurat, tagurpideliga väga õudne, mitte midagi ei näe. Me tegime niisuguse süsteemi, et ta on nii lühike, vaata, ei näinud, ja siis meil oli see vahetus. Aga päris hea oli lõpuks, on ju? Oli küll. Ainult see lõpp, kus need vennad sul mingi kurvis juba enne kakerdasid, see oli halb. See poisile oli kõige raskem, et tal oli mingi toetust küll jalad käes. Sõitis lihtsalt niimoodi kõhuli seal. Ma ei tea, umbes niimoodi näen, et olen siin niimoodi, siit näen enam-vähem. Rajaserv tuleb juba lähedale, ma olen kurat, Jasper, vahetus, vaata, et vaata ka, et näed ka. Ja kunnide vaieldamatult kiirem mees täna number 78, Hans Friedel! Timo Võts, Hans Friedel! Mis tralli siin täna jälle tehtud sai? Teeme kõva aplausi meeskondliku osavõttu kooguse head teie ees. Kell 11 ma jäin magama. Oli kõik suht poeno. Mingi 12:30 paiku hakkas rämedat vihma sadama. Mind muidugi lasti üle ööbimisega, muidugi tervitused Tamu Tallikule siinkohal, et suht kõva maja oli tegelikult, kus ma ööbisin, et olin arvestanud siukse kõva häärmaniga, oma toad, jutud, värgid. Lõpuks kuradi jõudsime, Hans ja naine magasid talle garaažis seal diivani peal. Mind lükati mingi saunamajja kuskil, et madrats mahtus vahel maha ära.
ja ühesõnaga sealt sai nagu kogu see lugu alguse. Siis hakkas külm järsku, nii külmaks läks. Mul oli 4-milline väike sauna ukseklaas, kus oli üleval mingi sendine vahe ja all sendine vahe, see sittagi katnud ka. Mees, mul oli nii külm. Mul polnud tekki isegi, mul oli mingi lina peal ainult, aga ma tõmbasin riided selga, jope selga, värisesin nagu loilakas seal. Pool 5 hommikul laks vaatan telo, käisin kusel ära, enam magama ei saanud jääda, tiksusin Instas lihtsalt. Hakkasime 7 siia tulema. No ütleme, väsimus oli, aga siuke nagu ootusärevus ja adrekus, need olid ikka päris sees. Ühesõnaga, me tulime siia, põmm. Esimene probleem oli see, et noh, okei, väsimusest tingitud on ju. Ma ei valanud enne kuradi vaba treeningut bensu endale, sain 2 ringi teha, laks sai bensu otsa türa. Õnneks oli stardikurvis, et ei olnud vaja kuskilt tagant metsast lükata, muidu oleks pill sinna samma jäänud. Ühesõnaga, vaba trenniks, noh, see oligi trenn. See oli trenn ja see oli vabatahtlik veel. Selles suhtes mul oli trenn tehtud ja vabatahtlik ma ka ei olnud. Eks mul ei olnud väga vahet. Kvalifikatsioonis, põmm, ideaalne tulemus, sai kõik päris okeilt. Esimene sõit, pingutasin nii palju, kui jaksasin, panin kõik välja, tubli tulemus, 13. koht, natukene ebaõnne, et sinise lipuga maha võeti, pidin laskma mingid vendi ette, natuke jäi nagu sita maitse suhu, aga samas emotsioon ülikõva. Oota jaa, ühe õlle tegin ka vahepeal, tõmbasin nii pehmeks, saad aga käpp ei läinud täis enam, asjad olid palju paremad. Ja siis teine sõit stardis, polnud enam pinget, mõtlesin, lähen naudin täiega, et nagu mul on kõik tõestatud, mis üldse vaja on. Et lähen nagu teen lihtsalt rahvale natukene laineid seal nagu herliks, tulen üle raiskaina. Ja noh, selle tegin ära muidugi, vaata. Aga stardist panin konna niimoodi, et läksin viimasena ära ja lõpetasin 10. Põmm, tervitused Kalevile selles suhtes, et ma olen väga avatud mingi Factory tiim pakkumistele. Selles suhtes mingi Honda ja asjadega ma väga ei viitsi suhelda, et kui siis juba Ducati. Põmm, päev oli mega päev, viimase 10 aasta kõige kõvem emotsioon, mis üldse saanud olen. Põmm, nüüd on siuke järeldõmme, medalid kaelas kõik. Näe, põmm. Kes tahab, ostke Honda ära 2900 allkind. Selles suhtes, et me vaatame, et noh, ülesse saab alati minna võib-olla ilusa jutuga mingi 2,5 peale, võib-olla tiimime ära. Põmm! Siin poisid on katsunud käsi jalgu, värisevad, surisevad, ma ei tea, mis homme saab, ilmselt ma ei tõuse voodist. Aga vaata seda. Põmm! Ja üldkokkuvõttes 2 sõidu peale 10. koht. Eeldasin ise, et top 30 võiks ära tulla ikkagi, et on ikka vaeva nähtud. Top 10, põmm. Asi on nagu nii kõva praegu. Tavaiks, põmm. Tänks Rass, et 3 sõnaga lõpu kokku võtsid. Kõik on täiesti läbi omadega. 2 kuud pingutusi sai väga teenitud lõppu endale. Väga uhked kõik enda üle. Et ütlen ausalt, oli äge challenge. Aga ei, mul on väga hea meel, neil oli väga lõbus, nad jäid terveks. Mõlemal oli potentsiaali olla isegi kõrgema koha peal, aga oli teatavad ebaõnne kohati. Aga üldjoontes väga kõva päev, Hans pani kõvasti, võitis. Askal oli siin millimeeter ei puudu, et see oma teine koht ära võtta, aga seekord 4. Aga ei, väga meeleolukas päev oli. Selle projektiga siis meil selleks korraks kõik ja me teeme nüüd kindlasti midagi cool'i, mida me ei ole võib-olla ammu teinud, et vist mingisugune vapsee teine teema. No on mida oodata, ma arvan. Põmm!